Me otsustasime Robotexi toetada, sest see on suurepärane viis teha tehnoloogia maailma lastele põnevaks ja millega kokkupuutumine võib olla neile väga arendav. Kuna meile tegelikult Arturile on tegelikult väga pikalt meeldinud lapsest saati väga palju asju ehitada. Et alguses me oleme tegelikult siiamaani üsna pikalt ka Lego sõbrad olnud ja mõtlesin, miks mitte siis tegelikult ka robotit proovida. Insplay pakub tänavusel Robotexil inspiratsiooni läbi 3 võistluse. Esiteks Insplay Roboliiga ja Insplay Lego Viidu võistlused, mida mulle meeldib nimetada Robotexi hüppelauaks. Need on avatud kõige pisematele robootikafännidele, kes käivad veel lasteaias ja algkoolis ehk kuni 12-aastastele. Esimest korda Robotexi ajaloos ootame nendesse võistlustesse lisaks lasteaedadele, koolidele, huviringidele ka kõiki perekondi osalema. Ma kutsuks neid nii-öelda nutiperedeks, kes võiksid kas või oma naabruskonna lastest panna vähemalt 3-pease tiimi kokku ja saavad tulla Robotexile võistlema. Neid võistluseid teeb eriliseks see, et me ei selgita välja 1.–3. kohta, vaid kõik osalejad on võitjad. Saavad muidugi ka kingituse ja põneva kogemuse, aga kõige tähtsam on see, et neil sinna jõudmise protsess on see, mis on väärtuslik ja me hindame tiimitööd, loovust ja ka programmeerimise oskust. 3. suur võistlus, mida aitame Robotexil korraldada, on Hiina päritolu robootikamaailma kuumtegija MakeBlock ja nende MakeX võistlus. Seal pannakse joonele ühed kiiresti populaarsust kogunud robotid nimega M-botid, mis peavad võimalikult kiiresti läbima raja. Me plaanime küll minna Robotexile, et kui tulid juba esimesed teated selle kohta, siis sai ka mailing-listi kirja panna, et saada teada rohkem uudised, mida täpsemalt tegelikult tulemas on. Nii et vaata insplay.eu veebist lisainfot, sealt leiad laia valiku ägedaid roboteid ja polegi muud, kui kohtume Robotexil.